Tere taas! Täna räägime teemast, mis võib tunduda hirmutav, aga on tegelikult täiesti lahendatav – võlgadest vabanemine. Kui sul on kunagi olnud tunne, et võlad on nagu raskus kaelas, siis see tund on sulle. Vaatame, kuidas astuda esimesed sammud rahalise vabaduse suunas. Milliseid võlgu on olemas? Kõik võlad pole ühesugused. Tegelikult jagunevad need kahte kategooriasse. Head võlad. Näiteks hüpoteeklaen, mis aitab sul omandada kinnisvara. Või madala intressimääraga hariduslaen, mis võib tulevikus suurendada su sissetulekuid. Need võlad võivad olla kasulikud, kui neid kasutatakse strateegiliselt ja vastutustundlikult. Halvad võlad. Krediitkaartide kõrge intressimääraga võlad, need kasvavad kiiresti ja võivad muutuda koormavaks. Kiirlaenud või väikelaenud kõrgete tasudega. Sellised võlad tuleks võimalusel vältida, sest need võtavad kontrolli sinu rahalise olukorra üle. Näpunäide, alati analüüsi laenu tingimusi enne selle võtmist. Mõtle läbi, kas laen on tõesti vajalik ja kas saad seda endale lubada. 2 tõhusat meetodit võlgade tasumiseks. Kui oled otsustanud oma võlgadest vabaneda, siis siin on 2 tõhusat strateegiat. Lumepalli meetod. Alusta kõige väiksemate võlgade tasumisest. Kui oled väikseima võla tasunud, liigud järgmise juurde. See meetod annab kiiresti eduelamuse ja motiveerib jätkama, sa näed kohe tulemusi. Laviini meetod. Keskendu kõigepealt võlgadele, millel on kõrgem intressimäär. See aitab säästa raha intressidelt ja kiirendab pikas perspektiivis võlgade tasumist. Kui su eesmärk on minimeerida kulusid, vali see meetod. Kumba valida? See sõltub sinu isiklikust olukorrast ja sellest, mis sind rohkem motiveerib, kas kiire tulemuse nägemine või väiksemad kogukulud. Kuidas vältida uute võlgade kogumist? Võlgade tasumisest pole kasu, kui samal ajal võtad juurde uusi laene. Siin on mõned nipid, kuidas hoida võlgadest eemale. Väldi impulsiivseid oste. Küsi endalt alati, kas ma tõesti vajan seda. Võtta aega, mõtle rahulikult ja väldi emotsioonide ajal ostlemist. Kasutage krediitkaarte targalt. Ära kuluta rohkem, kui saad kuu lõpus tagasi maksta. Hoia krediidivõlg alati miinimumis, et vältida kõrgeid intressimäärasid. Planeeri suured ostud ette. Kui on vaja suuremat ostu, näiteks mööblit või tehnikat, hakka selleks raha säästma. Nii väldid vajadust laenu võtta ja ost tundub palju magusam, kui tead, et maksid selle eest enda säästudest. Praktilised sammud võlgadest vabanemiseks. Koosta nimekiri kõigist oma võlgadest. Lisa juurde intressimäärad, minimaalsed maksed ja tähtajad. Vali tasumismeetod, lumepall või laviin ja alusta tegutsemist. Väldi uute võlgade teket, jälgides oma kulutusi ja koostades eelarve. Kas oled valmis oma võlad selja taha jätma? Mäleta, et võlgadest vabanemine ei juhtu üleöö, kuid iga samm loeb. Alusta juba täna ja näed, kuidas rahaline koormus hakkab vähenema. Kui sa järgid neid meetodeid ja oled järjekindel, võid ühel päeval tunda, kuidas rahaline vabadus teeb su elu kergemaks ja nauditavamaks.